kohalike hõimude kombeid ja uskumusi pidasid sissetungijad barbaarseks, naeruväärseks ja põlastamisväärseks. Ja ka Maidel üritab oma piltidega näidata seda, et ristiusk on igatahes parem sellest, mis varem oli. Ja et see kõik pidigi nii minema, ristiusk pidigi võitma. Oma piltidega katsub kunstnik Maidel igati rõhutada, et kultuuri toomine Liivimaale ei olnud kerge. Ta peab silmas muidugi kristlikku kultuuri. Oma nägemuse põliselanike mõttemaailmast, usuelust ja pühakohtadest on ta kujundanud Henriku kroonika järgi. Sealt on võetud ka selle pildi süžee. Liivlased läksid piiskopiga riidu, sest munk Theoderichi põllud kandsid nende omast paremat saaki. Maidel kujutab sündmuse kõrghetke. Paganad on pannud Theoderichi istuma hobusele, kes peab otsustama tema saatuse. Kui hobune astub üle oda parema jalaga, jääb munk ellu, kui vasakuga ohverdatakse ta jumalatele. Seda, et inimohverdused olid võimalikud, näitavad maas vedelevad inimluud. Rituaali viivad läbi 3 arbujat, teadjameest. Üks talutab kindla käega hobust, teised 2 jälgivad liisu langemist eemalt. Hobune astub üle oda parema jalaga ja Theoderich jäetakse ellu. Kõike seda kommenteerivad liivlaste vanemad, nende taga tungleb lihtsam rahvas. Pühas hiies hingestatud puude all on 2 rändrahnust ohvri altar, mille ees viimase ohverdamise riismed. Kummaline on hiie kohta ümbritsev aed, mis oma kujunduse poolest kuulub pigem 19. sajandi mõisa Härberi juurde. Liivlaste peamiste relvadena on kujutatud odasid, mis on ajalooliselt igati tõepärane. Parempoolsel mehel, arvatavasti hõimuvanemal, on aga vööl lisaks veel sõjanuga, mille käepidemele on 2 poolt needitud niinimetatud põsed. Terariistade sellist tüüpi käepidemed jõudsid aga Eesti ja Läti alale alles 15. sajandil. Paremal tagaplaanil kõrguvad liivlaste peade kohal mitme pikavarrelise relvaotsikud. Puulehti meenutavate odaotste kõrval esineb ka 2-poolsete väljaulatuvate sakkidega odaotsi. Nii need kui ka pikavarreline ogadega sõjanui Morgenstern tulid kasutusele alles 15. 17. sajandil. Hilisem on ka pikema varre otsa pandud sõjasirk. Omaette tähelepanu väärib see, kuidas Maidel kujutas ette kohalike hõimude arbujaid. Need on lausa fantastilised. Oma rohmakates karusnahksetes umbkuubedes näevad vanad targad mehed välja kui ürginimesed. Arbujate metsikust rõhutavad nende heinasao sarnased soengud ja pikad habemed. Jalas on tarkadel viisud. Kõige sellega rõhutab kunstnik arbujate kokkukuuluvust looduse ja maaga ning nende sügavat erinevust pilgu taeva poole pööranud munk Theoderichist. Seda, et taevase jumala tahe on paganate rituaalidest vägevam, peavad tunnistama teised liivlased, kes näevad välja üsna tsiviliseeritud. Neil on jalas pastlad ja viisud, seljas karusnahaga ääristatud või vooderdatud rõivad, mida Maidel eestlaste juures kindlasti oli näinud. Eraldi tähelepanu väärivad esiplaanil oleva noormehe metallist sirkadega ehitud vöö ning lõhikuga ja kauni tikandiga püksid. Maidel on kujutanud liivlasi käimas pühas hiies oma parimais rõivais, sama pidulikult kui kristlased kirikus. Sama mõtet hiis oli paganate kirik, kordab kunstnik paganate puujumalate maharaiumist kujutaval pildil. Kõik see juhtunud Henriku kroonika on meil Virumaal Ebavere mäel,
kus oli kunagi sündinud saarlaste jumal Tarapita. Maidel on ühte pilti koondanud paganliku pühapaiga hävitamise ja eestlaste ristiusku pöördumise lood. Eestlaste pöördumine toimub haavatud, kuid veel elava hiiepuu, vana jumala silme all. Pildi keskel seisab käsi taeva poole sirutav suure krutsifiksiga munk. Temast paremal aga on samas poosis inimnäoline puujumal, keda teine munk kirvega raiub. Õudus ja hirm, mida tekitab elava puu raiumine paganliku altari juures, väljendub pagevate eestlaste pilkudes ja kehahoiakuis. Munga juttu kuulama jäänud eestlaste ilmed väljendavad aga muud. Siin on harduses ja meeleparanduses end munga jalgade ette maha heitnud naine, 2 taeva poole tõstetud käega noormees, on ristatud kätega ristiusku pöörduvaid noori naisi, alandlikult kössi vajunud järelemõtleja, kahtlustav umbusklik ja juhmiilmeline töllakil suuga kuulaja. Maidel ei jäta ka rõhutamata kristliku missiooni vägivallatust, näidates ordusümboolikaga ristirüütleid mõtlike ja rahumeelsetena.